tahta, siis Päästeamet Harjumaal ja Põhja-Eestis võttis jäälemineku keelu väga hilises staadiumis maha, et kui ta veebruari viimasel nädalal võtab maha ja meil on aega siis nädal aega korraldada, et siis väga nagu sellega ei korraldada. Sellepärast nagu see ühest küljest ilmaga, teisest küljest ametnikud, et tegelikult jää oli 30 senti ja 2 oli siin eelmine aasta paiguti, et oleks saanud teha küll, aga kuna jäälemineku keeld ei ole, siis avaliku üritusse seda teha ei saa. Kalamehed kui käivad ja uurivad ja kiidavad, aga meil kahjuks on siis nagu teistsugused kaikud veel siin kodaratesse loomulikult. Aga ma maitsin kähku video üles, et illustreerimaks seda just, et mis asi see jääkas on ja peale videot siis teeme väikse jalaseerutuspausi 10 minutit ja siis jätkame. Vabandust, kas ühe küsimusel suunavad, et kas on teada täpsustavalt inimestele näiteks, kes peaksid nüüd minema sinna Kahala järvele, et kus kohas on need allikakohad, tavaliselt jäätumise juures allikakoht ei võta seda jääpaksust sellisel nagu see kõik muu on. Et võib-olla siis, ma ei tea, kes minu meelest on siin teadjad küll, kus see jah, see on väga tähtis. Kuna seal jääd uudistamas on saadud käia mitmel nagu korral, et kas ta on nagu kõlbulik sõitmiseks ja niimoodi, et ta tegelikult täpsed allikakohad, neid on päris palju ja nad nagu tulevad siin selle jää, just selle kasvava jää või noore jää ajal nagu niimoodi kenasti välja nagu oleksid nagu sa vaataksid puu juurt nagu altpoolt ülesse poole. Ehk siis tal on näha, kuidas need sooned nagu tulevad välja, aga ta ikkagi ka selle koha pealt on väga tugev. Ta ikkagi kasvatab. Mis on ohuks, on need linnud veel, kes ütleme nii-öelda toimetavad seal järve peal. Kui nemad luiged näiteks öö otsa seal panevad pea tiiva alla ja vaikselt niimoodi edasi ujuvad, siis tegelikult hoiavad lahti kuskil 10x20, teinekord isegi rohkem selliseid basseini võtta. See on nagu koht, kus on nagu õrn jää. Aga need allikakohad ei ole mureks. Oltoja kraavist, sealt on pidev voolav vesi, aga allikatel nii palju jõudu ei ole, et nagu hoida teda nagu lahti. Aga mis siis on või kuidas veel ära tunda neid kohti, mis võivad olla ohtlikus? Ütleme, et ikkagi värvuse järgi on nad kohe näha, tumedamad kohad, aga kui juba seal ikkagi lumi peale tuleb ja see lumi pole nagu märg, et lumi hakkab võtma nagu vett ligi, et siis on nagu teada, et see on ühtlaselt kaetud. Et ma olen proovimõõtmisi teinud nagu mitmes kohas ja et võib öelda üle. Nii, suur tänu! Järve jääkas. Kogu pereürituse korraldasid Kahala ja ümberkaudsete külade elanikud MTÜ Lahemaa mereklubi eestvedamisel. Ja inimesed kaugavad lähemalt. Kahala jääkas 2021 tervitab teid. Natukene tänasest päevast. Lindine saaks olema, kui oli lust ja rõõmu. Näed isegi juba, et seda on. Kuivõrd seekordne jääkas pidi arvestama COVIDist tulenevate piirangutega? See oli ka üks meie põhipunkt Terviseametiga suheldes, et me teeme tegevusi hajutatud, et me üritame siis suunata grupp erinevatesse kohtadesse üksteisest eemal, et lastega tegeletakse siin, jääpurjetlamine on eemal, kalastusvõistlus on teises järve otsas, et tegelikult tõepoolest, et kui nüüd hakata võtma, siis suure Kahala järve peal olid tegevused kõik ära hajutatud. Kui palju oli tänavu Kahala järve jääkal osalejaid? Kuskil 600 inimest käis läbi, sest et meie 300 inimesele tellitud toit, see sai väga kiiresti otsa ja kahjuks oli ka mõni, kes jäi võib-olla ilma natuke
piirdus ainult tee või kukliga, et supp sai väga kiiresti otsa. See aasta kindlasti talve külma ja natukene ka tuult ja tuulega seoses on meil siis üks selline pidepunkti üritusel on ka siis fansarja, Eesti ürituseste fansarja 4. etapp. Kõik, mis siin tehakse, on tegelikult siuke vaatemänguline ja ilus valge talv, mida me pole ammu nagu näinud, et see on jällegi see nii-öelda kena võimalus seda anda märku, et talv on kindlasti väljas ajalehtmise hooaeg. Nii noortele kui vanematele toimus päeva jooksul Järvejää ohtrad tegevusi, alates uisutamisest, hokimängust, kelguvõistlustest ja jääkarussellist kuni jääsurfamiseni lohesõiduni. Päev algas hommikul kalastamise võistlusega Kahala järve hõbekala. Kõige pikema kala tõmbas järvest välja Veljo Sarapuu Tartust. Peavõit läheb siis kalamehele, kes püüdis kala, mille pikkuseks oli 22,2 sentimeetrit ja mis kaalus 141 grammi ja mis oli ahven. Ma võin teile kohe öelda, et see on meie jääkarekord. Lisaks kaladele peibutas Kahala järve külm vesi aga teisigi. Kõigile soovijaile oli avatud kuum haagissaun. Kogenud talisuplejad innustasid väsimatult teisi oma eeskuju järgima. Neile, kel polnud vabatahtlikult plaanis vette minna, õpetasid enese ja teiste päästmist Loksa päästekomando ning Kaitseliidu ja noorte kotkaste vabatahtlikud. Kui ta kukub vette, siis ta ei hakka ujuma edasi, vaid ta keerab otsa ringi ja tuleb sealt, kus ta sisse kukkus. Sest et seal on kõige tugevam. Ja ta jääb vangad. Ja nüüd ta paneb enda küünasnukkid jää ääre peale ja hakkab jandadega lööma. Küünasnukkid hoiavad seda jää peale. Kukub ette, siis ta peab ise välja saama. Praegu on küll julgestusköid, aga eesmärk teeb ise välja. Ja siis on esimene asja on see, et tuleb siis leida võimalus oma riiete vahetamiseks. Mingi varustus on tal kaasas ja sooja saada, et see peab saama tule üle. Ja siis sellepärast, et samast kõrval ta teeb siis väikse lõkke. Kas Kahala jääka traditsioon jätkub ka edaspidi? Kindlasti, kui on kaasamõtlejaid ja õlale patsutajaid, siis kindlasti jätkub ka tegijatel hindu seda tulevikus edasi teha. Nii, suur tänu Janno ülevaate eest ja teeme nüüd väikse 10-minutilise jalakirjutuspausi vaja.